Täiuslikku tervist sulle, õnne ja rahu, armas Valguse kanali vaataja. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänane video on pealkirjaga Kuu loomine detsembris. Sest tõesti, käes on detsember 2025 ja homme on kuu loomine kell 03:43 Eesti aja järgi. Ja see 20. detsembril 2025 Hamburi tähtkujus toimub noor kuu saab tegelikult olema selline päris metsik emotsioonide Ameerika mäed. Ma usun, et paljud on seda juba kogenud varem ja mõelnud, et mis siis nüüd lahti on. Sest jah, see on tõesti ametlikult see 2025. aasta viimane noorkuu ja see toob kaasa tegelikult palju energiat, palju uut energiat ja tõeliselt meeli ülendava kuu lähtestamise ehk siis uuendamise ja see toob kaasa kogu sisuliselt inimkonna uuendamise. Kuid sellega on väike aga, sest just siis, kui me arvasime, et oleme pääsenud segastest ja ebamäärastest aegadest, mille on kaasa toonud kõik erinevad sündmused, siis see kuu loomise aeg tegelikult raputab meie emotsioone ja suhteid taaskord. Ja ehk siis see kõik loob sellise segase emotsioonide segu. Ja meil kõigil on soov oma armastuse väljendust või väljendamist parandada kõikidel viisidel, nii iseenda suhtes kui ka teiste suhtes. Ja kõik see kokku, see paneb meid niimoodi tundma, nagu me oleksime kuidagi ummikus ja miski hoiab meid tagasi. Aga hea uudis on see, et asjad lähevad peagi paremaks. Ja tänu sellele väiksele primmile seal juures, meie meeleolu võib muutuda tõesti nagu Ameerika mäed väga selliseks, ühest küljest selliseks vürtsikamaks emotsioonide selliseks virvarriks ja samas ka kuidagi kindlamaks või enesekindlamaks pigem. Ja enesekindlamaks võib-olla sellepärast, et meie intuitsioon muutub ja on muutunud üha võimsamaks. Meil on vaimsel tasandil võime mõista asju lihtsamini kui kunagi varem. Ja teisest küljest võime teatud asjades olla siuksed tõeliselt paranoiliselt või jah, parima sõna on võib-olla paranoiline. Ja ülioluline on leida tasakaal oma intuitsiooni ja loogika vahel. Et me ei läheks liiga ühes suunas ühe või teisega tegelikult. Keskendumine on praegusel ajal tõesti sellele keeruline. Ma usun, et te olete märganud, minul vähemalt on hästi keeruline, minul vähemalt on keskenduda sellistele enese tööle iseendaga ja enda sees olevatele asjadele, sest meid tõmmatakse praegu justkui tumeda poole poolt, üritatakse kogu aeg meid sellest välja tõmmata. Ja tänu sellele ongi see tasakaalu leidmine ülioluline. Ja see on ka tänu sellele, et need keskendumise raskused on meil, siis on väga aitavad sellised erinevad maandamisharjutused, maandusmeditatsioon, kus sa kujustad oma jalgadest minema juuri kuni maa tuuma ja tõmmata sealt seda maaenergiat tagasi endasse kuni pealaeni. Ja ka kehaga teadlik ühenduse loomine, kõik kas siis meditatsiooni kaudu või kes teeb joogat, kes jalutab looduses, see kõik asjad teevad meile head. Ja see tegevus puhastab meie meelt ja tuletab meelde, et me peaksime olema praegu kohal, olemata sellest, mida universum meile ette lükkab. Ja sest
see meie kõigi sisemine vajadus selle muutuse järgi, selle positiivse muutuse järgi on nii suur. Eriti sellepärast ka, et meil on nii suur vajadus väljendada seda, kes me oleme, ehk siis armastust ja võtta seda ka vastu. Ja samas need õppetunnid, mis meil on viimastel nädalatel, päevadel meile antud, raputavad meie maailma kõige paremal viisil selles mõttes, et nad raputavad meie maailma paremaks. Kui teil tundub, et praegu on käes kaos, siis tegelikult see raputus teeb meie maailma, meie reaalsuse paremaks. Oma südame ja nii-öelda mitte usaldamine paneb meid kahtlema parimates asjades. Ja ka selles, mida me tegelikult tahame ja ka selles, et kas me teeme praegusel ajal ikkagi parimaid valikuid enda jaoks. Aga hoolimata sellest me siiski oleme võimelised nägema, et meie kaasasündinud jumalik tarkus ja teadmised on meie õnnevõti. Välise müra ja teiste arvamuste ignoreerimine tegelikult aitab leida oma õiget kohta. Ja ehk siis meid sunnitakse justkui nagu väliselt ka usaldama oma tundeid, oma sisetunnet ma mõtlen just siin. Ja meil peab olema ka see võime, et me peame teadma, mis on meie sisetunne ja mis ei ole meie sisetunne. Ja praegusel ajal võib tõesti olla raske leida parimat viisi edasiliikumiseks oma elus ilma draama või vaidlusteta, sest me oleme segaduses, milline on parim tee praegu. Ja see võib panna meie närvilisuse kasvama ja meie ärevus võib jõuda haripunkti, kui me jätkame selle soovitud tee üle mõtisklemist, ehk siis kui me keskendume liialt sellele kahtlusele ja analüüsile ja kõigele sellele. Ja enne kogu selle protsessi tegemist, ehk siis nagu analüüsimist, me peaksime tegelikult võtma sammu tagasi ja tegema läbi mingi meditatsiooni, mis aitab meil olla enda keskmes. Sest niimoodi annab universum meile nii selguse kui ka eneseavastamise, selle kingituse, selle eneseavastamise kingituse. Ja sellistel hetkedel on tõesti hea oma teekonna üle mõtiskleda. Mida sa tegelikult soovid? Kui palju sa oled tegelikult tänaseks juba läbi käinud? Sest see aitab olla oma keskmes nendel turbulentsetel aegadel. Ja siinkohal on ka vajalik kannatlikkus. Me oleme kannatlikkusest varem rääkinud päris palju, aga nii paljud on kannatamatud ja on pettunud kõiges selles ja ei usu ja ei usalda. See on teie valik. Aga ma soovitan kuulata oma südant. Ja praegusel hetkel on ka selline aeg leida ülesse oma tegelikud tunded, oma tegelikud motiivid ja oma tegelikud kired, mis sinul paneb südame paremini, rohkem põksuma, selles mõttes, mis teeb sind nii õnnelikuks, et sa unustad kõik enda ümber. Ja isegi kui me oleme selle tormi keskmes, tormi silmas, nagu öeldakse, kui me oleme selles tasakaalu seisundis, siis me suudame selles vabalt navigeerida, sest ainus väljapääs on minna läbi tormi. Ja isegi kui me oleme selles nii-öelda kindluse, enesekindluse ja tasakaalu seisundis, siis me tegelikult oleme selles läbi tormi minekus ka tegelikult juhi istmel, isegi kui me seda kohe ei märka. Ehk siis meie ise valime, kuhu minna ja mida teha. Ja sellepärast me peaksime laskma oma meeltel ja südametel olla selleks hääleks, mida me kuulame. Ja selle kõige
nii-öelda tugevdamiseks ja selle kõige saavutamiseks on parim aeg teha läbi see kuu loomise kaugseanss, mida ma teen igal kuu loomise ajal, ehk siis uue teadvuse loomine ja energiate vastuvõtmise kaugseanss koos valguskoodidega. Ja nii nagu alati saab, seekord on see eriti oluline ja vajalik. Ja seda saad vastu võtta siis ajavahemikus 48 tundi enne igat kuu loomist ja 72 tundi peale igat kuu loomist, sulle sobivas ajal ja kohas. Ja me alustasime seda aprillis 2025 ehk siis selle aasta aprillis seda seansside nii-öelda tsüklit selleks, et kogu selle aasta jooksul ning kuni märtsini 2026 läbida täielik puhastus ja uuenemine, et minna vääriliselt vastu uuele maale, et me saaksime lõpuks elada ja luua oma täies väes. Ja nagu ma ütlesin, selle parim aeg vastu võtta seda on juba tegelikult täna või ka eile juba kella 3:43 öösel kuni siis täna on meil reede, et laupäeva öösel või reede vastu laupäeva on see nagu see kuu loomise täisaeg ja siis pühapäev, esmaspäev, teisipäeva ööl vastu kolmapäeva, siis oli mul õieti kell laupäeva öösel, pühapäev, esmaspäev, teisipäev. Jah, teisipäeva öösel vastu kolmapäeva kella 3:43 on see aeg, kui sa saad seda vastu võtta enda vabal ajal ja vabas kohas ja sa saad selle juhendi siis nagu ikka minu kodulehelt www.kaialiisa.com/kaugseansid. Ja selle seansil siis osalevad sellised kristallid nagu seleniidid, mis tõstavad sagedust, mäekristallid, mis on väga võimsa energiaga, skoletsiidid, mis aitavad meil täielikult transformeerida oma energiaid, roosad kaltsetonid ja septaariad, mis aitavad sul näha oma tõelist olemust, seda armastuse olemust ja osalevad ka mäekristallist kristallsauad koos hõbedaga, mis võimendavad kristalli energiaid ligi 10 korda ja mäekristallist vikerkaartega kuulid. Nii et selline kompott on seekord sulle nii-öelda abiks sellel teekonnal ja kui sa vähegi saad ja tahad, siis võta see vastu. Oled igal juhul oodatud, sest nii sa muudad nii enda kui ka meie kollektiivreaalsust tervele inimkonnale. Nii et kohtume sellel seansil sulle sobival ajal, sulle sobivas kohas, saad selle vastu võtta ja juhised, kuidas seda teha, on siis minu kodulehel www.kaialiisa.com/kaugseansid. Ilusat päeva sulle. Kohtume taas Valguse kanalil.